kallid vaatajad, uues episoodis Juudi uudised. Räägitakse, et Hešvonikuu on täis argipäevi ning novembrikuu Eestis on väga pime. Kuid see lugu ei ole meie kohta. Meie Eesti juudi kogukonnas Hešvani novembrikuu oli vägagi hele ning rõõmsate sündmuste rikas. Täna episoodis rabi emissaaride konverents ja juudi noorte reis Marokosse. Tallinna sünagoogi külalised, Pöhvi filmifestival ja osalejad Iisraelist, Bar Bat Mitzva klubi avamine, Krista Löö mälestuseks, käsk Bikur Holim, uued tooted Kosher poes. Kas sooviksite kohe praegu külastada Ameerikat või näiteks Marokot? Siis vaadake hoolikalt järgmise 2 minuti jooksul juudi uudiseid. 16. kuni 22. novembrini toimus New Yorgis iga-aastane Lubavitseri rabi emissaaride rahvusvaheline konverents, kus Eestit esindas rabi Shmuel Kott. Sel aastal osales üle 5000 rabi ennem kui 3000 juudi kogukonnast üle maailma. Selline rahvusvaheline konverents aitab emissaaridel oma tegevust koordineerida, kogukondade eluolu kohta infot vahetada ja taastada oma siseenergiat. Ja 8. kuni 13. novembrini veetsid 2 Tallinna meest koos veel 600 juudi noorte klubi Jahad osalejatega nädala unustamatul reisil Marokos. See oli nädal aega täis ägedaid mälestusi, uusi sõpru, ägedaid muuseumeid, sünagooge ja tohutult palju teadmisi ja mõtteid üldse laiemalt juudi tausta ja juudi elu kohta. Meie kogukonnas on kõik väga töökad. Energy projekti teismelised on väga suureks abiks sünagoogi tegevuses, laste pühapäevakooli ja pühade pidamisel. Mitzva panga projektis osaledes koguvad vabatahtlikud Mitzva punkte, mis seejärel konverteeritakse päris eurodeks, et osalejad saaksid neid erineval viisil kasutada. Näiteks kasutab keegi juba oma boonuseid selleks, et osaleda tänavu detsembris Viinis toimuval Shabbatonil. 22. novembril meil oli suur au. Meie sünagoogi külastas Iisraeli kultuuri- ja spordiminister Ihel Tropper, kes viibis visiidil Tallinnas seoses sellega, et Eesti Pöhv filmifestivalil esitleti suur hulka Iisraeli töid. Ringkäigul sünagoogis tutvus härra Ihel Tropper Tallinna sünagoogi ja juudi kogukonna tegevusega. Pöhv on Põhja-Euroopa üks suurimaid filmifestivale. Iga aasta novembris kutsub festival Tallinna rahvusvahelise filmitööstuse professionaale ning toob avalikkusse ette laia valikut põnevaid uusi filme. Iisrael esitles sel aastal 15 filmi. Meil on suur rõõm teile teatada, et meie Tallinna sünagoogis avatakse professionaalne kunstistuudio kunstiõpetaja Aleksandra Norkevitši juhendamisel. Kursuse programm sisaldab joonistamist, maalimist, graafikat, värviteadust, disaini, kompositsiooni aluseid, abstraktjoonistusi, kunstvõistlustel osalemist ja näituste külastamist. Osalema kutsume lapsi vanuses 5–12 aastat. Imeline Bar Bat Mitzva klub alustab tööd käesoleval aastal. Klassiruumis valmistuvad 12-aastased tüdrukud ja 3-aastased poisid tähtsaks sündmuseks oma elus, juudi täiskasvanu jaoks. Koolituskursus koosneb 8–10 kohtumistest ning peale tundide lõppu veebruaris on osalejatel ainulaadne võimalus tähistada oma täisealiseks saamist Iisraelis. Info ja registreerimine Revetsin Rishi Pikarski juures. 9. kuni 10. novembrini põlesid Tallinnas, aga ka terve maailmas kogu öö sünagoogis tuled. Meenutamaks Krista Löö kirjeldamatult raskeid sündmusi,
kui 1938. aastal haaras üle Saksamaa, Austria ja natside poolt okupeeritud Tšehhoslovakkia Sudeedimaa juudi pogrommide ja julmade sündmuste laine juudi elanikkonna vastu. Olgu valgus meie kauni sünagoogi akendes, mis on selgelt nähtav Narva maanteelt kinnituseks, et juudi elu Eestis jätkub ja areneb, vaatamata kõigile neile, kes soovisid juudi küsimust lõplikult lahendada. Haigete külastamine on oluline käsk, mida täites sarnastub inimene loojaga. Meie kogukonnas on suurepärane sotsiaalkeskus, mis teeb väga head tööd meie kogukonna eakaid liikmeid aidates. Kuid mõnikord vajab ootamatult haigestunud inimene lihtsalt suhtlemist või abi toidu ostmisel või oma igapäevaste mure lahendamisel. Kogukonna liikmete algatusel soovime taas elustada projekti Bikur Halim. Seetõttu otsime nii vabatahtlikke, kes oleksid nõus selle ülesande enda peale võtma, kui ka inimest, kes suudab koordineerida vabatahtlike ja abivajajate vahel tööd. Tänu rabi Šmuel Kotile, rabi Mihi Pigarskile, Pavel Fleischerile, Ludmilla Kaskile, Marek Abilile ja Rafael Kuhmanile on meie sünagoogis juba üle aasta edukalt tegutsenud Kosher pood. Sellel on üsna lai tootevalik, poe veebileht on ka väga kasutajasõbralik. Ühtlasi tuletame meelde, et Leiburi toodetud värske košeerleib jõuab Eesti poelettidele regulaarselt 2 korda nädalas. Košeersats on pakendid kinnitavale kirjaklambirile märgitud K-tähega. Nüüd aga juudi uudised lõppevad, kuid meie teiega teame, et juudi optimism ei lõppe mitte kunagi ning Hanukka püha ainult annab juurde jõudu sellele.